Kas sa tahad teada, kuidas olla rahulolev ja tulemuslik, võiks öelda maksimaalselt sinu võimetele vastavalt? See on see tarkus, mida kogu vaimne kirjandus ja õpetus ja samal ajal kaudselt ka kogu edukirjandus ja õpetus on kokku võtnud. Ja see on supervõime, mida tasub elu läbi endas arendada. Oled sa valmis? 2 sõnaga. Pane tähele. Et kas sa suudad pöörata tähelepanu ja ilma agendata, ehk siis ilma omapoolse aktiivse mõttetegevuseta sel teemal, mida järgmiseks öelda, kas sa suudad lihtsalt võtta vastu, mis teisele öelda on. On keeruline. Aga mõtle, kui sa saad selle kingituse teisele anda. Mõtle, mis see teeb teie suhtega. Mõtle, mis see teeb teise inimese enese väärtustamise ja rõõmu ja rahuloluga ja omakorda tagasi sulle, mis see sinuga teeb. Kui sa teed tähelepanu ja hoidmisest ja keskendumisest ühe enda kõige tähtsama võime, nii-öelda supervõime, siis luban sulle, et läheb aastaid mööda ja see, mis täna on su jaoks justkui nagu võimatu või kättesaamatu, ühel hetkel muutub loomulikuks normaalsuseks. Ma olin 34-aastane ja käisin koos Urmas Purdega Tolli Burkani juures sütelkõndimise instruktorite koolituse. See oli 5-päevane koolitus ja tal oli üks sõnum, mis kordus kogu aeg. Ja ma siis tookord noogutasin niimoodi, et ma saan aru, aga tegelikult väga hästi ei saanud. See oli sama sõnum inglise keeles pay attention. See oli minu esimene, ma võiks öelda, vaimne koolitus või vaimse väljaõppe esimene samm. Ja ma tunnistan, et ma vist alles viimastel aastatel, nüüd siin vanuses 54, 55, 58, olen hakanud aru saama sellest, mida need 2 sõna päriselt tähendavad. Ja kuidas nad toimivad, pane tähele. Kuidas moodi teisiti tõlkida, pay attention, et siis kuidas uurida selle mõiste, selle mõtte tähendust. Ütleks nagu nii, et pay attention tähendab pööra tähelepanu. Või teine moodus selle tõlkida on, et keskendu, hoia tähelepanu. Või eesti keeles on veel lihtne öelda, ole tähelepanelik. Tolli seletas seda sütelkõnni kontekstis niimoodi. Ütles, et kui sa tahad edukalt, siis ilma vigastusteta, ilma villideta või kõrvetusteta sütel kõndida, siis selle kõige tähtsam moment, lisaks siis sellisele vaimsele valmisolekule, on, et oled kogu aeg täielikult tähelepanus. Sa oled kogu aeg keskendunud. See tähendab, et sa oled täiesti kohal, sest et tähelepanu ja kohalolu on mõnes mõttes, mitte täiesti, aga peaaegu üks ja sama asi. Ja Tolli õpetus oli selline, et kui sa oled näiteks 95% tähelepanelik ja keskendunud selle 4, 5, 6 sammu ajal, mis sa tuliste 400-500 kraadiste sütel lähed, siis saad sa omale 1 või 2 jala alla 5 villi. Kui sa oled 90% tähelepanust, siis 100 miinus 90 on 10. Ma ei tea, kas see võrrand täpselt niimoodi kehtib, aga ma olen näinud, et seal teatud tõetera on. Ja siis tekibki küsimus, et miks sellest praegu rääkida? Sellepärast tasub rääkida, sest et me elame ju mu meelest täielikult tähelepanu killustatuse, et tähelepanu hüplikkuse ja keskendumisvõimetuse ajastul, mida soodustab sotsiaalmeedia, telefonid, videod, kõik värgid, eks ole. Me paneme endale, oma lastele diagnoose, ATH ja või kõik muud värgid, eks ole. Me ütleme, et ma ei saagi keskenduda. Ma ei suudagi tund aega järjest oma dokumenti teha, raamatut lugeda. Vaadake, mismoodi inimeste lugemisvõime, pikkade tekstide, raamatute lugemisvõime on viimase 10-20 aastaga ajas alla läinud. Kohutab on meelest, et ole tähelepanelik, hoia tähelepanu. Kus see väljendub, miks see annab sellist nagu meelerahu, miks see annab head elu. Number 1 on see, et see annab nagu võimalust teha vähem vigu. Kas või näiteks võtta autoroolis.
et kuidas inimesed teevad valesid lükkeid, teevad avariisid, see tähelepanu hajub, kas on telefon, kas on mõte mujal, kas sa vaatad aknast välja, kõrval olevat autot, eks ole. Mõtle, öeldakse, et inimese suurim kannatuse allikas on mõtete vangla või karneval või tsirkus, kogu see virvarr, mis toimub meie peas. Sa ei pea kõiki mõtteid mõtlema. Sa võid täiesti ükskõikselt suhtuda enamikusse enda mõtetesse, küll aga siis tehes vahet, eks ole. See mõte ebavajalik, las läheb, see mõte väga vajalik. Ma mõtlen seda mõtet praegu. Või samamoodi tunded, mis on need tundelainetused, mis sul käivad läbi, eks ole. Et mingi väline nii-öelda mõjutus või võib-olla mingi sisemine mõjutus, kui sa teed mõne vea või meenub midagi tähtsat, mis on meelest läinud, eks ole. Kohe tekib mingi kramp, eks ole. Appi, ma olen mures. Appi, ma olen solvunud. Appi, ma olen ärritunud, eks ole. Või appi, ma olen nagu erutunud, näiteks ka heas mõttes. Et kuidas moodi jällegi nagu mitte alluda, mitte olla nende mõtete, tunnete selline, kus ma tean ori või vang või kuidas moodi päriselt nagu ise olla kontrollis, ise olla roolis. On ju? Ja siis see, kuidas tähelepanelik olla, eks ole, see kõik mu meelest algab just nimelt enesemärkamisest, enesevaatlusest, eks ole. Et ma tegin mingi rumala lükke praegu, ütlesin midagi, mida ma ei plaaninud öelda. Miks, eks ole. Jätsin midagi ütlemata, eks ole, mis toimub, eks ole. Kogesin mingit tunnet, mis selle taga on. Jäin kinni mingisse sundmõttesse. Et ahaa, et mis ma nüüd teen sellega, eks ole. Mida veel tähele panna? Ma rääkisin trennist, eks ole. Nagu kõndides, mingit harjutust tehes, märgata, kuidas su keha liigub, eks ole. Märgata, kus on mingisugune pinge, märgata, missugused lihaseid sa kasutad ja ei kasuta. Ja loomulikult see ei ole lihtne ja loomulikult see ei tule kohe. Ja siis on võimalik seda kaasa aidata. Just nimelt nagu sükse keskendumise harjutusega. On see meditatsioon, on ta looduses jalutamine ja selle kaasa aga omakorda aitab see, et sa ei luba väliseid tähelepanu röövleid, milleks kõige tavalisem ja kõige võimsam on loomulikult telefon enda silme ette. Lihtsalt oled. Kõnnid looduses, märkad üksinda, kuulad vaikust, eks ole. Ühesõnaga nagu võitled mõnes mõttes nagu teadlikult ja poolest saad ikkagi jõuga vastu sellele, kuidas maailm ja internet ja kõik need postitused ja videod üritab sinu tähelepanu endale tõmmata ja hoida. Nii et kord on taas, nagu Tolli ütles sütelikõnni kohta, ma räägin elu kohta üldse, eesmärk ei saaks olla ei vähem ega rohkem, aga loomulikult ka mitte, kui 100% tähelepanelik kogu aeg. Nii et pööra tähelepanu, keskendu, hoia tähelepanu, märka, ära ole enda suhtes kriitiline, ära endale tee etteheiteid, kui kohe ei õnnestu. Nagu öeldakse meditatsioonis, et märkad lihtsalt ja registreerid ära ja lased minna ja oled. Proovi seda vestlustes lähedaste inimestega. Proovi seda lugedes või tööd tehes. Proovi seda telefoni kõrvale pannes ja looduses. Pane tähele. Eesmärk ei saa olla vähem ega rohkem kui 100% tähelepanu kogu aeg. See annab kontrolli, see annab rahu, see annab kohalolekut, see annab sellist kütust ja sisendit tegemaks kõige targemaid valikuid. Ikka selleks, et sa saaksid järjest kiiremini, järjest kindlamini luua just nimelt sellist elu, nagu sina väärid, kõige rohkem hindad ja vajad. Nii et harjumus tekib ainult läbi harjutamise ja harjutamine on teadlik otsus. Et kui sa sellest tänasest jutust mitte midagi muud meelde ei jätta kui see, et see on kasulik, tähelepanu hoidmine, keskendumine, nüanssidel, see on kasulik, hoiab ära halba, toob ellu head, siis sellest juba piisab. Kui see jutt sinuga resoneerus, kui sa tahaksid öelda, valju öelda õige, räägidki seda juttu veel, siis pane pöial. Kui sa tahad taolisi jutte siin kanalil veel tulevikus kuulda, siis telli see kanal. Aitäh, et sa lõpuni kuulasid. Loodan, et sellest oli kasu. Kohtume millalgi tulevikus, siis kui kohtume.
head aega.